Nemad kõik on tulnud saatesse Parem kui 99. Nad on valmis võistlema ja andma endast kõik, et jääda selleks üheks viimaseks ja viia võit koju. 100 mängijat on ilmselgelt kokku kogunenud üle terve Eesti. Kuna siit on Pärnust, Sauelt, Lääne-Virumaalt, kõikjalt Eesti otstest. Paneme õlad kokku ja lööme massiga. Selles telemängus on võiduvõimalus absoluutselt igaühel. Kui tavaliselt peab telemängudes olema kas eriti tark või eriti sportlik, siis siin saates ei nõuta erakordseid teadmisi ega sportlikku tippvormi. Sest tegelikult on asi lihtne. Anna endast kõik, aga ära lihtsalt jää üheski võistluses viimaseks. See on selle telekevade kõige suurem telemäng. Kui te vaatate mu selja taha, esiteks, te näete 100 inimest ja siin ei ole 50 inimest, 20 inimest, mis on võib-olla siuke tavaline, aga siin on 100 inimest. Uhke, suur stuudio, mis tavaliselt on palju rohkem täispakitud, aga nüüd on see tehtud ülimalt laiaks, et sellel 100 mängijal oleks väga palju ruumi. Valgust, igal pool, õhupallid või põrkepallid või mis iganes need parasjagu on. Ja vaadake seda, uhke, ilus, läikiv, praegu veel läigib. Ja see maksab pea 40 000 eurot. Mina isiklikult, olles 25-aastane, ei mäleta, millal viimati oli teles nii suur peaauhind. Tõesti, mina ei mäleta. Aga selle 40 000 eurose Honda HR-V saab üks mängija sellest 100 endale. Ja see ei ole mingisugune selline diil, et sa saad endale 8 kuuks selle. Sa saad endale päriseks selle sama Honda HR-V, täishübriid, linnamaastur. Iga võistlusetapi viimast ootab kojuminek. Kõik teised jätkavad võistlemist. Mõned mängud on väga matemaatiliselt, tuleb arvutada. Mõned mängud on siuke, et võta kartul, lõika pooleks. Aga mõnes mängus on võib-olla üllatused, et hakkab taevast kukkuma palle. Oli sentimeetrite mäng, süda kuperdada. Parem kui 99 saate võlu ongi selle ootamatustes ja mängude mitmekülgsuses. Saatejuhina teeb enda debüüdi Sam, kes on uuest ülesandest vaimustuses. Ma toon nagu näitena selle, et kui see Vaakin ja Valting teevad siukest võib-olla kaasa kommenteerimist hästi palju, et vaatavad saadet ja kommenteerivad kaasa, siis minu ja Grete roll on üpriski sarnane, et me küll juhime saadet, me paneme võistlejad mängu, me selgitame neile mängureegleid, aga päris palju on ka siukest kommenteerimist, et kuidas neil see mäng läheb. Ja ma arvan, et see on see osa, kus see kukub nagu ülivahvalt välja. Niimoodi, et me saame päriselt naerda koos inimestega, kellel läheb seal võib-olla mingi asi untsu või kellel läheb mingi asi väga hästi. Pinge on laes. Nii, Grete, nüüd on sinu kord. See saade muide ka välismaal väga populaarne, selle nimi on 99 to beat, nii et kõik eestlased saavad ka nüüd selle saate suurteks fännideks. Ja kui mina saaksin osaleda selles, siis mina osaleksin ka, sest mulle meeldib võita. Mina tahaks ka osaleda. Kandidaatide kuuma võitlust mitte viimaseks jäämise nimel saab näha juba sellest pühapäevast 1. märtsist kell 19.25 ikka 3.